Kas ma panen suvalt käima ja siis ma pärast lõigun. Nii, räägime, kes me oleme ja kus me oleme. Ahah, me oleme hetkel siin Laura Loolaiu Loorberite Uuesti. Ei ole mingit uuesti. Me oleme siin Laura juures saunumajas, lapsed mängivad väljas ja me mõtleme kirjandusest. Jah, ja mina, Laura, olen siis ise ka kodus ja vaatan ka, kuidas siis Sarviku lapsed mängivad väljas. Nii, Estconist on mõned päevad möödas. Me vist praegu oleme juba üsna teisel lainel. Mingi Estcon, mingi Stalker. No see lainetus tuleb tagasi siis, kui me mõnda konna näeme kindlasti. Ahah. Aga Estcon. Aga ei... Ma ütleks, et väga muhe oli. Ma olen muidugi seal pigem nagu see kuuvarjutus. Et kui sina oled see köögitoimkond, kes on pea iga aasta kohal, siis mina olen see kuuvarjutus, kes käib iga 4-5 aasta tagant, vaatab, et ikka samad näod, siis kaob jälle ära. Millal sul oli viimati Estcon? Oi, see on küll aus küsimus. Ma isegi ei mäleta mitte. Ma tean, et 2012 ma käisin kindlasti. Ja vahepeal minu arust ma käisin äkki ka, aga ma sellest aastast saati, kui ma tegelikult kirjutanud olen siin viimased 5-6 aastat, ma olen pigem olnud see introvert kirjutaja, et jah, Tartus on kirjutamis neljapäevad, see on väga usin ja väga tubli, väga kiidan ja ma alati elan kaasa kaugelt ja luban kogu aeg, et ma tulen kunagi, võib-olla natukene. Ja Tallinnas on ka seda tehtud nüüdseks iga kuu ja ma ei jõua. Asi ei ole alati sellest, et aega ei oleks, vaid selles on ka asi, et mul võib olema õige nagu meeleseisund. Et enamasti ma olen see, kes ikka üksi kirjutab, see on minu aeg. Ahah, nii, Sarviku lapsed jõudsid tuppa. Nad käisid mere ääres. Täpsustagem, meri on jõge. Ahah, lapsed õnnestus läkitada täitmatut ülesannet täitma. Ja see töötab alati. Aga siis jah, et Estcon, ma arvutasin näppude peale, et minul oli see nüüd 9. Estcon. Joh, hoidi. Ja kusjuures ma olen käinud järjest igal aastal. Et siis 18 oli esimene. Mõned Estconid ma käisin niisama tarbijana ja siis juba värvati toimkonda. Ja ma olen avastanud, et saavadki kätte. Samal ajal, kui meie siin jutustame, siis akna taga rullub lahti draama mingisuguse oksa kätte saamisest. See ikka mõni draama. Ja kohe lülitub tegevusse ka naabrikass, kes vist mulle tundub, et on midagi kätte saanud. Sest vaatada saba on seal püsti. Saba käib. Ja ta on seal kummargil. Ma arvan, et ta sai rohutirtsu kätte. Võimalik. Aga jah, et siis mina ja Estcon ja üleüldse igasugused üritused. Ma olen juba tükk aega tagasi märganud sellist mustrit, et kui ma olen ürituselt tarbijana või vaatajana, siis mul kipub igav olema. Aga kui ma lähen mingisse toimkonda või vabatahtlikuna kohale, siis on hoopis teine asi. Ma väga hästi mõistan seda kusjuures, sest see on ka see, et miks mul on sotsiaalsetes gruppides, mis lause, et miks mul on seltskonnas endal keeruline, on see, et mul ei ole eesmärki. Ma võin olla laval, näidelda, ma võin olla laval, ma võin rääkida, aga siis mul on kindel eesmärk. Aga kui ma olen lihtsalt rahvamassi sees, mul on nagu, mis ma teen siin, laske mind koopusse tagasi. Et see on kuidagi hästi väsitav. Seekord ei olnud nii hullu, ma olen rohkem teadlik, sellest, et ma vesin vahepeal ära, et need inimesed on kõik toredad ja nagu ma korduvalt olen öelnud, et kõik spektrid on esindatud. Paljud spektrid. See keskmist seda on vähem, aga see ei ole oluline, sest kõik on tegelikult kohutavalt toredad.
aga samas selle käigus ma väsisin ära täiesti. Ma laupäeval ma käisin 2 korda. Lihtsalt läksin tuppa, panin klapid pähe, vedelesin voodis. Esimene kord vist mingi 20 minutit, teine kord vist mingi natuke üle tunni. Lihtsalt olin. Sest ma lihtsalt ei jaksanud suhelda. Asi ei olnud selles, et oleks olnud võib-olla igav, vaid lihtsalt aku oli tühi. Oli vaja seda enda jaoks laadida. Ja siis ma jaksasin öösel kella 4-ni laulda. Muidu ei oleks jaksanud kindlasti. Nagu ka mina. Nagu ka sina. Et tumedate tundide Priit Öövel oli ilusasti kitarriga kohal ja väga vahva oli. Tervitame tumedaid tunde. Tervitame tumedaid tunde. Et jah. Ja selles suhtes ma täitsa soovitan seda lähenemist, et minna mingisuguse ülesandega kohale, sellepärast, et siis sul on alati nii-öelda see rindejoon, mille taha tõmbuda, et sinul on eesmärk, sinul on ülesanne. Sa ei pea sotsialiseeruma, kui sa ei taha. No üks variant on jah, köögi toimkond, mis sul oli, eks ju natukene vist. Köögi ja video. Aga variant on ka tegelikult see, et sinu ülesanne on näiteks ma ei tea, teha mingi artikkel kokkuvõte või intervjueerida erinevaid inimesi erinevatel päevadel. Et kui see on sul kindel struktuur, siis selle ümber on sul oluliselt lihtsam liigelda. Et siis sul ei ole kohustust jääda mingitesse kohtadesse ja mul ma mäletan enda esimest improkoolitust, kus ma käisin. Ja lihtsalt praegu nagu väga hästi meenus tolleaegse õpetaja üks tore lause, et selle kohta, et laaval me peamegi nägema välja ebamugavad, sest awkward is what we do. Ja see on see, mida me inimesena teeme ka minu arust, et ja noh, see ei ole alati mugav ilmselgelt, sest ta ongi ebamugav. Ja see on fine, see on täiesti normaalne. Igatahes Laura võitis. Ja nüüd jõuame kus me oleme keerutanud ümber põesa nagu naabrikass, aga et tegelikult me ju peame ikkagi Stalkerist rääkima. Ja me peame Stalkerist rääkima. Noh, ühel meist on siin Stalkerist rääkima. Jah, kes on võitnud, kes ei ole, kes jäi teisele kohale. Kes jäi teisele kohale. Aga siin minu poolt ei ole mitte mingit kibestumist, et olgugi, et me siin natukene aasin selle üle, siis vastupidi häiriks mind oluliselt rohkem. Kui ma olen aus, et kui ma oleks ühe punktiga võitnud, siis see jääks mind kripeldama, sest et kui ma kirjutasin Reaktorisse juttu ikka siin mitu aastat tagasi, siis Laura oli see, kes haaras ikkagi jutusarvest ja ütles, et kuule, Timo, et siia paneme koma, siin vaatame narratiivi, kas sa üldse tead, milline on sinu kirjutamise stiil ja mina ei tea mitte mummigi ja nüüdseks ilmselgelt ma olen sellest õppust võtnud, aga mulle väga meeldib see, et see, kes ikkagi õpetas, et tema ikkagi sai ühe punktiga selle võidu ikkagi minu ees kätte, et oleks teistpidi, siis see kripeldaks mind sees. Ja ma võin nagu lohutuseks või nagu selliseks kontekstiks võin öelda, et minu mingid jutud on olnud, ma ei mäleta nüüd kas ka teisel kohal, aga 3. ja 4. kohal küll, nii et ma tean küll seda hingevärinat, et kui sa oled juba üsna eesotsas ja siis juba julged midagi mõtlema hakata ja siis... See oli vastik, sest et ma üritasin hoida endal ka nagu üsna neutraalset pinda, siis eelnevad õhtul mitte inimesed tulevad, et kuule, sul vist ikka Stalker tuleb ära siin käige kuu peale, et täiesti ausalt. Need olid ilmselt sinu lugejad, kes olid sinu poolt hääletanud. Ja noh, see on väga armas, ja nagu ma aru sain pärast nii-öelda tagasisidest, et või noh, jagati, et kui hääli loeti, siis ikkagi minu tekst pani nagu spurdiga eest ära. Ja siis Laura tekst ronis järele ja siis lehvitas veel eespoolt natukene, et seda jah, Kersti rääkis, et sa olla juhtinud tükk aega ja siis viimastel päevadel olid siis minu toetajad järele jõudnud. Ja see on äge. No ilmselgelt, mida me näitsime on tegelikult see, et Reaktoris kirjutamine tasub ennast täiega ära ja siuke püsiv varjutamine tasub ära, sest et ei taha siin küll ennast upitada, aga see oli nüüd natukene nagu Reaktori inimeste topeltvõit.
eks ju, või siis. ja reaktori kaaskirjutajate ja siis sellise põrandaaluse grupeeringu nagu rojanautide topeltvõiduks võib seda nüüd küll pidada, sest põhimõtteliselt meie punktisummad olid siis nagu 3. kohast ikka hüppega ees. Topelt, jah. Et see, mis meie seda 1 punkti rebisime omavahel, et see toimus juba mingi järgmise leveli peal kui eelmised lemmikud. Ja see kõik oli minule nii suur üllatus. Sa ei ootanud? Tähendab, pigem oli niimoodi, et mina üritasin oma igasugused lootused ja ootused hästi madalad hoida, sellepärast, et siiamaani vaadates siis selliseid avalikke kajastusi ja ma ei tea, internetis kõlanud mõtteid, et siis pigem olen ikka vastu pead saanud. Ja samal ajal on tuldud küll ütlema isiklikult, kellele on korda läinud. Nii et ma tean, et ka need inimesed on olemas, kellele väga meeldis, kes said pihta, kes said nagu ühele lainele tekstiga, kelle jaoks see oli see õige asi. Aga ma ei tea, et nii palju on. Seal hääletajate seas on enamasti ka väga kindel seltskond, et ma isegi mitte ei, ma oletsen, ma maandun kuhugi esiviisikusse, eks ju, et esikohta ei tahtnud mitte kuidagi ajus ette mõelda ega ette määrata. Aga samas mul on väga hea meel, et ka lühiromaanis sai esikümnesse Punaste liivade rahel. Ja seda näiteks mina hääletasin 3 punktiga ehk siis esikohale. Pean mainima kohe ära. Mina pean mainima, et ma üldse ei hääletanud, sest et mul on endal on hetkel tarbimisega pigem suur miinus, ma ei suuda niipea kui ma paberi ette võtan selleks, et lugeda, mu silmad lihtsalt ütlevad ülesse. Et enda teksti kirjutada on oluliselt parem ja siis ma kuulan asju, et tumedad tunnid enda kuldemängu ma kuulasin läbi. Paari teiste omised ka kuulanud, aga siuke suurem tarbimine on jäänud praegu nagu vajaka. Aga sellest ei ole hullu, et see on siuke ajutine ja siis ma võin lisada, et ega mina ka väga paljusid hääletada ei jõudnud, mida ma olen üldiselt aastast aastasse püüdnud hääletada, välja arvatud siis, kui ma ise selles kategoorias kandideerin, et ikkagi lühijutud loen läbi ja, või et lühemad ja pikemad jutud loen läbi ja enamasti ma jõuan kogumikku hääletada ja siis see aasta, kuna oli kogumike seas tõlked, et siis ma lugesin tõlkeid ka nii palju, et ma sain nagu poolkogemata hääletatud ka pikema tõlkejutu ja leidsin sealt oma lemmiku. Aga siis näiteks just see, et kuivõrd erinevad maitsed ja eelistused tegelikult on, mina siis need, keda mina hääletasin juttudes etteotsa, need olid kardinaalselt erinevad siis tegelikest võitjatest. Ja samas see on ka tore nagu märgata, et näed, et Tartu kirjutuste omad saavad oma punktisumma kätte ikkagi, et ei pea omad nende poolt hääletama. Seda küll ja et oli ju Kristi ka ju. On Tartu kirjutajad. Ja just. Tema sai 2 talkerit. Jah, nii et siis kirjutustuppa tuli 1, 2, 3 lausa. No Mainu sai kogumikku eest, aga tema vist ei ole kirjutamistoas. Ei, tema tegutseb omapäi. Ta vist, ma ei tea nüüd, kuidas Tallinna kirjutustubadega on. No tema organiseerib neid ulmeõhtu üritusi. On. Aga natuke naljakas on mõelda seda, et mulle stalkerite jagamise järgnenud õhtul siis räägid sellest, et kuidas aastate jooksul on neid punkte jagatud ja on olnud mõned kirjanikud, kes on väga kindlameelselt suhtumisega, et nad hääletavad iseenda poolt. See ei ole otseselt keelatud, aga sellega on see, et statuudis siiski on kirjas, et hea tava järgi iseenda poolt ei hääletada. ja siis ja kui see inimene
on enda eest hääletanud ja 1 punktiga võidab Stalkeri ära. vot siis on piinlik. vot siis on piinlik, onju. aga noh, asjad on nii nagu nad on ja jällegi nagu Peljas ka mulle ütles, et isegi kui ei meeldi, siis see on nüüd lõplik ja lukus, onju. ja ma mõtlesin, et jumala okei on, mind üldse ei sega. jah, et vaata nüüd ongi, et nüüd, kui nüüd igasugused järelanalüüsid hakkavad tulema, see ju toob veel rohkem nähtavust. noh, et sulli ei saa, äkki saab veini. jah, saaks vaid sulli ja sulaseid. see nüüd oli vihje minu raamatule. ja kuna ma ei tutvustanud ennast alguses. selle ma panen selle teksti või selle faili juurde kirja. okei. Siis võib jah. aga muidu sa olid köögitoimkonnas, Estconis. mina olin peamiselt siis möla toimkonnas. et nagu ma ka mainisin enne, et mul oli siuke sotsiaalne rahutus. et ma ei suutnud isegi mingeid loenguid väga tõsiselt kuulata. tõsi, seal pakuti ka võimalust viltida ja väga lahedaid asju vilditi. ma isegi paar korda mõtlesin selle peale, et noh, see annaks nagu selle nii-öelda fookuspunkti. aga ma ei teinud seda. ja selle asemel ma lasin jalgadel otsustada ja siis ma tatsasin päris enamiku ajast lihtsalt ringi. istusin ühe seltskonna juures. kui hakkas kuidagi igav, siis ma tatsasin järgmise juurde. see hoidis väga hästi järkvel muideks, kui väsimus oli peal. aga jah, nii et loengud jäidki kuulamata. Stalkerite jagamisest oleks ka peaaegu mööda jalutanud. vaatasin just üks hetk, et kuhu kõik inimesed kadunud on. sest enamasti on see õues ju, seekord tehti toas onju. ja ma olingi valmis, et noh, üks hetk küll ma näen, kui õue peal nagu suurem seltskond tuleb, et siis hakkab asi pihta ja siis ma nagu keskendun. aga kõik kadusid ära hoopis. ja siis oli juba põhimõtteliselt jah, jõudsin kohale, siis kui esimest Stalker kätte anti mulle, olgu. et no ei ole hullu, et algas ju tõlgetest ikkagi ja noh, seal on muud juttu ka, et jah, aga oli huvitavaid vestluseid. seal on tõesti see inimesed, kes seal kohal on väga kirjud. teadmisi on seinast seina, huvisid on seinast seina, ka põhimõtteid on seinast seina, aga noh. ja et siis seegi erinevatel teemadel kas arutletud või niisama juttu puhutud. eriti hästi ei meeldi tegelikult see, kui sai paari inimesega käest uuritud, et kuidas nii-öelda kirjutamine käib tema jaoks või noh, leida nagu endale, et kas midagi on teistmoodi või midagi kõnetaks. ja noh, Priit Ööbliga Tumedad tunnid, et temaga sai natuke muljetatud teemal, kuidas on sisse lugeda asju, sest ma lugesin enda raamatu ka sisse, see oli minu jaoks esimene kogemus. ja tuli välja, et meil on ka osaliselt kattuv tutvusringkond tänu improteatrile. ta Eesti on hästi imepisike. ja vaat, aga kuule, sa käisid saunas lausa ja tünnisaunas ka ja mis seal toimus? ma sinna ei jõudnud. tünnisaunas oli soe vesi. Vau, üllatav. et tünnisaun oli põhimõtteliselt seesama asi, mida sinu lapsed täna tegid, istusid sooja vee sisse, ainult et natuke suuremal skaalal. jah, ma nägin, et seal kogu aeg mingi elu käis jah. ja selle kohta ei olegi väga palju midagi põhjapanevamat öelda. vesi oli soe, mõnus oli hõljuda. Udu talu on selles mõttes, ta on aastatega järjest laienenud. et kui vanasti oli niimoodi, et peamaja järjest kasvas nagu mingeid mooduleid tekkis külge, siis nüüd on hakanud need saunamoodulid nagu laienema, et see peasaunamaja on juba jäänud nagu kuidagi sinna talu keskele. Järvele lähemale on tulnud nagu üks lisasaun, siis lisatünn. nii et sai jah, see järele proovitud. ja siis tuli see kella 4-ni istumine. Mida ma vist siiamaani ei ole veel välja maganud. aga see oli vahva.
täitsa. Ma siin taaskord mõtisklesin teemal, et enne Estkoni, noh, ma jagasin mõnele tööinimesele ka, et siuke üritus on tulemas. Ja nad küsisid üsna selge põhjusega, et aga mis siis, kui ma eesti keelt ei oska, et kas ma saan ka midagi seal teha. Ja ma ütlesin, et noh, suure tõenäosusega mitte väga, et kindlasti on seal inimesi, kes oskavad inglise keelt. Aga noh, kui nüüd võrrelda teiste igasuguste konnidega, mis maailmas toimuvad, siis need on pigem sul ongi mingi hunnikutes lavasid ja hunnikutes loenguid ja paneele ja mingi suur territoorium, mis on selle jaoks välja renditud ja et Estkon on selle kõrval kindlasti nagu pigem nagu siuke nagu võsalarp. ma ütleks päris võsalarp, aga ta on, ma ei taha ka läbu öelda, aga ta on pigem lihtsalt see, et hunnik tüüpe tulevad kokku, ajavad natuke asjalikku juttu ka, aga tarbivad ära suures koguses alkoholi, suure tõenäosusega, mitte kõik kindlasti, ja ajavad lihtsalt hunnikutes iba ja tunnevad elust rõõmu ja grillivad. Et seda, et nüüd kõik oleks kuskil puntras koos, seda ei olnud. Kõige rohkem oligi saalis inimesi siis, kui stalkerite väljaandmine arvatavasti. Aga muul ajal isegi kui seal oli mingi kavapunkt, siis küll maja ees istuti, aeti mingit juttu. Teise maja kuskil ääres istuti, kuskil kolmanda maja juures. Igal pool oli oma väike siuke, oma väiksed siuksed pundid tekkisid. Ohaa, seen. Lapsed on seene saanud. Lapsed said seene. Et jah, siuke pundistumine või jah. Töösektsioonides. Paneelid, no jaa, aga noh, ja see on ka täitsa okei, et lihtsalt kui sa tuleks välismaalasena ja sa keelt ei oska ja sa ei leiaks ka nii-öelda kohta, kuhu nagu täpselt sisse sulandada, sest jah. Et kui juhul, kui sa ei tule oma seltskonnaga, et siis läheb raskeks. Just. Järgmine päevakorrapunkt on nüüd see, et kas pilvik ujub hästi. Ma arvan, et me oleme selle Estkoni muljetuse ilmselt ammendanud ja läheme vaikselt oma eluga edasi ja vaatame, mida siis stalker või peaaegu stalker edasi toob. Just, ma arvan, et see on igati hästi. Jaa. Ja siin taaskord üleskutse, kirjutage reaktorisse. Päris paljud reaktori tekstitööd ikkagi esindatud ja ka said punkte. Ja ulmeajakiri.ee. Just, või reaktor.ee peaks ka töötama. Mis asi? Ei ole. Ulmeajakiri.ee. Ei ole mingit muud. Olgu siis. Ühesõnaga ulmeajakiri.ee. Ma ise ka ei tea, kuhu ma kirjutan ilmselgelt. Aga kohutavalt soovitan, sest et jah, võib-olla oskusi annab parandada, võib-olla ei ole päris valmis veel seal avaldama, aga siis tulevad sealt inimesed, kes loevad ja omast heast, tahtest ja südamest, majutavad peale, patsutavad õlale, ütlevad noh, et siin võiks saada natuke paremini ja annavad sulle nõu ka, kuidas seda teha ja see on kohutavalt väär. Jah. Aitäh kuulamast! Aitäh! Tšau!